pealt ei näe, kuidas ta oma mobiiliga ringi käib, mis on sama liinilistas nagu Apollo kuu moodulid omal ajal olid. Sellega käib lõdvarandmega, tegutseb nagu nalja. Nii nagu publikult, siis tema arvutit ei oska. Niisiis, aga kirjutab ta ikkagi käsitsi, mille vastu meil kõige vähematki ei ole. Sest et, tunneb, et kirjutab ka paljud käsitsi. Aga Jüriga on huvitav pidevalt, ta ei korda ka ennast. Kusjuures ta teab, millal tagasi tõmmata. Ta ei ole selline, nagu otsis, ta ei muutu töötab selle asjaga. Ta tunnetab neid. Ilmselt on siin ka natuke isageene. Jüri, kui palju sa isa parinud oled? Sulle selliseks eeskujuks on olnud? Isa ise ka vist oma fenomeni väga ei tahtnud üles upitada ja fenomeniks ta ennast ka eriti ei lugenud, luges ennast rohkem teadjameheks, teadmameheks. Kindlasti ei olnud ta nõid, kindlasti ei olnud ta šamaan, kindlasti ei olnud ta soolapuhuja ega šarlatan. Tema vist luges oma elus läbi hästi mitmes keeles, hästi mitu raamatut ja siis koondas need ühte mõttesse, ühte lausesse või ühte raamatusse. See on ka suur kunst. Ma arvan, et